Nii, aga teeme siis sissejuhatuse ja räägime juba siis lähemalt ka, millest me rääkima pidime. Nüüd, kui te kohal olete, mitte teie agendid. Kuidas see test käis, et kontrollida, et ei ole nagu deepfake'iga või AI agendiga tegu, et tõsta 2 sõrme enda näo ette või midagi sellist. Sellega ta hakkama ei saa, et ta ei suuda lugeda, mitu sõrme püsti on endal. Või no ma ei tea, nii usutavalt ei suuda vananemist ikkagi AI veel teha nagu. Tere taas Algorütmi kuulama, eetris on meie 336 episood, mille toovad teieni LHV, Nortal ja Codeborn. Mina olen Priit Liivak ja minuga tänast episoodi vedamas Eerik Jõgi. Enne kui veel tänaste külaliste ja teemade juurde lähen, siis ma võtan hetke, et teha reklaami meie eelmisele episoodile, kus rääkisime Jaan Aruga AI mõjust arendajate ajudele. Ja kui sa seda juba järele kuulama lähed, siis tasub aega rohkem varuda, sest tegelikult on viimased vist 10 episoodi olnud nii ägedate vestlustega, et ma täitsa kardan kohe järgmise episoodi teha, et latt on nii kõrgele pandud. Ja täna on jälle meil üks selline legendide episood. Oleme endale külla kutsunud Priit Kaasiku ja Sergei Janikini, kellega räägime nende uutest ettevõtmistest siis. Nimedega siis Nodachi ja Kodulabor, mis mina ütlen AI agentuurid, aga küll me siis kohe minu väited lükatakse ümber, et kuidas need on ikka hoopis teistsugused ettevõtmised. Aga tere Sergei ja Priit. Tervist. Tore taas Algorütmis olla. Ma mõtlesin ise niipidi, et hakkame võib-olla sellest Kodulabori poolest pihta, või selle tavalise tutvustuse me võime isegi ära jätta. Sergei on seda teinud palju, Priit on ka teinud seda jube palju. Et kes tahab teada, mis meestega tegu on, siis ma ei tea, mingi otsige või need mingid varasemad 3-4 episoodi üles, kus nad mõlemad on osalenud ja siis kuulake sealt järele. Aga räägiks Kodulaborist, et Sergei, mis asi see on ja miks sa selle asja püsti panid ja millega see tegeleb? Jaa, see nagu nimi ise ütleb, et labor on ju, et see on eksperiment ja eksperiment on sündinud täiesti juhuslikult. Ma selgitan, miks see oluline on, et miks asjad peavadki nüüd viimasel ajal juhuslikul juhtuma, et ütleme, see viimased minu sõnumid LinkedInis kõik vihjavad sellele, et maailm on kuidagi väga kiirenenud ja väga kaootiliseks on muutunud. Ja nüüd sellises kaootilises maailmas, et ellu jääda, sa peadki olema hästi kuidagi vaba ja mitte kuidagi kinni kiiluda mingite vanade struktuuride külge. Just, ütleme, peadki olema rohkem intuitsiooniga väljas, ja tegema seda, mis tundub õige olevat. Ja nüüd tagasi siis, mis on Kodulabor, kuidas ma jõudsin sinna, et see algas kõik sellest, et ma olin novembrist aprilli lõpuni siis Boltis Director of Engineeringu ametis, aga ma jõudsin selgusele, et ikkagi selline suures ettevõttes corporate töö ei ole ikkagi minu jaoks sobilik. Mul on palju muid ettevõtmisi, kaasa arvatud 2 tipptennisisti kasvatamine, mis võtab ikka väga palju aega ja närve ka, et kui sul laps mängib kuskil võistlusel ja samal ajal koosolekul oled, siis ega sa ei suuda fokuseerida seal koosolekul tegelikult. Ja nüüd koos selle lahkumisega ma juba ennetasin, et kõik hakkavad küsima, et mis siis edasi. Ja ma mõtlesin, et kuidas ma inimestele vastan. Ja kuna... Sa tegid asja lihtsaks, et nad ei küsiks. Sa tegid Kodulabori selleks, et inimesed ei küsiks sinu käest, mida sa edasi teed. Täpselt nii oligi, et ma mõtlesin, et mis mulle meeldib teha. Mulle meeldib uurida, mis uut põnevat AI maailmas toimub. Ma niikuinii istun köögis arvutiga ja midagi katsetan ja nimetangi seda Kodulaboriks. Ja niimoodi see hakkas nagu veerema, et ma tegin kodulehe ja
ja siis postitasin LinkedInis ja siis investorid hakkasid küsima, ega mul raha ei ole vaja selle ettevõtmise jaoks. Et mõtlesin, et ei, et see on minu isiklik ettevõtmine. Aga noh, tõesti, see on hobiprojekt selles mõttes, et mulle meeldib see valdkond, mulle meeldib olla niimoodi mitte mingisuguse suure vastutuse võtmisega lihtsaid kiireid projekte enamasti ma teen ikkagi enda jaoks, sest jällegi seal see skoop ja vastutus on palju väiksem, on ju, et kui töötab, siis on tore, kui ei tööta, siis so what, on ju, keegi ei kannata peale mind ennast. Aga samas ma õpin hästi palju selle käigus ja ongi üks kodulabori eesmärkidest rääkida nii palju, kui ma saan avalikult oma õppetundidest. Nii, ja tegelikult Nodadži ja Priit Kaasiku ma võtsin siia kõrvale sellepärast, et see tundus nagu täiesti teine äärmus olevat. Et kui Nodadži kodulehel on juba, et reguleeritud industries tegutsev AI first asi, et siis ongi, et üks on selline hästi kergekaaluline eksperimenteeriv üksus ja siis teine on väga reguleeritud tööstuses tegutsev algatus. Et Priit räägi Nodadžist ka, et mis asi see on? See tegelikult täpselt samasugune asi nagu Sergei asi. Sa lihtsalt panid neid ma panin neid seiklejaid eemale peletada, sest mina ju ka novembris kirjutasin oma selle kirja, et resignin, sest tahan veeta rohkem aega AI-ga on ju ettevõttes. Ja siis kui ma kirjutasin oma esimesed kirjad nagu sellist, kuidas outreach'i tegin, et millega ma tahaksin edasi tegeleda, mis mind nagu huvitab, et siis mul tekkis jube suur hunnik neid asju, millega tegeleda ja kõik tahtsid, et ma tegeleksin millegagi. Ja siis ma mõtlesin, et ma kuidagi piiran seda huvita nagu nende teemade arvu, et ma saan hästi selgelt öelda, et see pole see teema, millega ma tegelen. Ja siis ma mõtlesin, et Defense Tech on mulle peale selle sõja algust olnud kogu aeg väga südamelähedane. Et siis ma nagu aitan pigem seda sektorit ja siis mul tekib ka selline teenimise või siis sellise oma pere tuleviku seisukohast selline õilis eesmärk sinna juurde ja lisaks ma saan seiklejad minema peletada nagu, et ütled, et see probleem ei ole üldse seotud Defense Techi ja regulated nagu turuga, et mine räägi kellegi teisega, mine Sergei juurde näiteks. Ühesõnaga sa tegid täpselt sama asja, et inimesed ei tuleks küsima, siis sa panid hästi, piirasid ennast hästi rangelt ära. Ja et oleks vähem teemasid, millega tegeleda, jah. Ja siis lõpuks saad ikkagi ise valida. Okei, aga te olete nüüd mõlemad omajagu näinud ka erinevate klientide probleeme ja ma olen ka näinud Sergei sind postitamas, et kuidas inimesed ikkagi kipuvad üle disainima lahendusi ka veel tänasel päeval. Et mis laadi nagu need probleemid ja sellised mõtteviisi pidurid on, mis AI-d nagu takistavad juurdumast. Et Priit, sul on, ma eeldan, et kaitsesektoris on nagu päris palju neid selliseid pidurdavaid mõtteviise. Seal ma näen sellest pigem eelist, et seal on hästi lihtne seda AI-d sisse tuua, sest seal on rohkem sellist konservatiivsemat ja sellist AI hirmu on hästi palju nagu, et siis mul nagu põhiliselt ma aitan neil nagu hirmudest üle saada, et see, tegelikult see on jube lihtne see nagu, et ma õpetan lihtsalt seda, et küsin, et kas sul on installitud mingisugune klient, mis oskab, millel on agendid nagu, et nagu chat, Cowork ja siis Code näiteks Claude AI puhul on, mis on minu nagu weapon of choice. Et mis mure sul enne seda oli, kui sul seda ei olnud, et nüüd kui sul installitud, et hakka nüüd temaga rääkima sellest murest ja siis ma võin sinu kõrval olla, kui sa temaga rääkima hakkad nagu, et ja siis mingi nädala pärast ta lõpetab minuga rääkimiseks, mis juhtunud, ei mitte midagi, ma siin juba kütan, mul on siin mingid asjad ja mingid värgid ja minust see ongi nagu kogu selle asja võti, ma ei ole näinud midagi muud keerulisemat, mida ma oleks pidanud tegema nagu.
jah, minu kogemus juba Boltis tegelikult, sest ega ma rohkem okei, ma olen nõukogudes ka ja ma natuke näen sinna ettevõtetes, aga ütleme, Bolt on ikkagi väga suur on ju ettevõte, seal on üle 800 inimest engineeringus. Ja siis me oleme filosofeerinud, et kuidas siis üle minna sellisele full agentic tarkvaraarendustsüklile. Ja see tundub jube keeruline olemasolevas organisatsiooni sees, sest okei, võib-olla praegu ei ole veel kõiki neid oskusi, capability'd on ju, kuigi mudelid järjest iga päevaga ja muutuvad võimekamaks ja ka tööriistad nagu nende ümber nagu muutuvad palju paremaks. Aga ütleme, see mudel on täiesti teistsugune juba nagu incentive'id, ma ei teagi, mis eestikeelne sõna, et kuidas näiteks ühe director of engineering'u edukust mõõdetakse või tähtsust, enamasti inimeste arvuga on ju, aga see on täiesti vastupidine sellele, kuidas või kuhu peaks püüdma see ettevõte, kes üritab seda tarkvara agentic tsüklit ehitada. Et võimalikult vähe inimesi, võimalikult palju tokeneid. Ja selle kohta need meemi on ju väga palju, et kes kui palju tokeneid ära kulutab ja kes ikka koondatakse ära see, kes kõige vähem kulutas. Eile ma lugesin, et see OpenClaw arendaja kulutas, mis ta oli, ühe kuuga üle 1 miljoni vist väärtuses tokeneid. Ma loodan, me selle meetrikani ei jõua, et see on nagu, et tegeleks nagu päris probleemide lahendamisega, mitte kui palju tokeneid ära kulutada. Ma saan aru, see probleem on juba olemas, et minu meelest, kus see mingi eelmine nädal käis kuskilt uudistest läbi, et mingid Amazoni töötajaid mõõdeti kasutatud tokenite järgi ja siis see, mida sa mõõdad, seda sa ka saada, et neid on väga lihtne kulutada. Neid on jah, ja see on võib-olla teine sõnum, mida ma üritan ka nagu levitada, et ja see on ka probleem tegelikult nende mudelite kasutamises, et inimesed üritavad seda mudelit enda peakuju järgi kuidagi sobitada. Ja nad ei sobitu, ja siis nad kulutavad järjest rohkem nagu neid instruktsioone, tokeneid selleks, et mudel teeks täpselt seda, mida see inimene tahab. Aga mudelil ei ole mugav, ta oli treenitud võib-olla natuke teistmoodi ja siis kui sa, ma ei tea, jalgpallurid paned tennist mängima, siis ta natuke võib-olla oskab, aga mitte kõige paremini. Et ta jookseb seal platsi peal hästi kiiresti, aga pallile pihta ei saa, et pool oskus ei ole. Aga vale rekiti otsaga. Et see on natuke sarnane sellega, kuidas inimesed üritavad kasutada neid mudeleid, et võtavad oma mingi vana projekti, mis oli 10 aastat tagasi ehitatud ja siis üritavad seda projekti edasi arendada täpselt nii, nagu on seda arendatud siiamaani ja üritavad seda mudelile kogu seda tausta nagu selgitada ja see ongi põhiline tokenite kulutaja, et sa üritad seda konteksti kogu aeg kaasa panna. Ja nüüd mina näen seda väga, väga selge nagu piirina, mida on väga raske ületada inimestel, kes on pikalt industry's olnud, et kuidas ma nüüd alustan täiesti nullist ja kus ma nüüd ei vaata koodi, aga tundub, et see praegu on kõige efektiivsem viis, kuidas kasutada neid mudeleid, et sa nagu defineerid probleemi ja lased mudelil kõik muud asjad ära lahendada ja nüüd sinu mureks jääb on see, et kuidas sa valideerid seda, et mudel tegi täpselt seda, mida sul vaja oli. Ja kuidas sa valideerid? Kui sa küsid mudelit või oma tööriistu ehitada mingisuguse tarkvara, siis see täiesti klassikaline, kirjutad teste ja sa vaatad, kas testid failivad või failivad. Aga ütleme, kui selle lahenduse sees on ka mudeli kasutamine,
noh, ehk noh, nüüd me liigumeski sinna agentic mingite workflow'de juures on ju, kus nagu mulle meeldis üks väljend, et agendid on nii-öelda on aju ja käed ja ajuks on siis mudel ja käed on need tööriistad, mida siis mudel otsustab kasutada või rakendada. Ja nüüd, kui see aju iga kord töötab natuke teistmoodi, siis seda on tõesti väga raske valideerida, on ju, aga noh, selleks on see uus väljend, sa ehitad neid evalle, et mis verifitseerib noh, seda agendi tööd noh, mingite natuke ma ei tea, empiiriliselt siis testid on ju, et sa lased mingisuguse sisendi ja siis sa vaatad, noh, et kas see väljund on enam-vähem sama, mida sa eeldasid. Et selline deterministlik asi nagu kaob ära, et ongi, et kas ta on enam-vähem sama, et kas ta liigub enam-vähem. Sõltub, mis lahenduse sa ehitad, et kui lihtsalt tarkvara, siis kõik need head praktikad ikkagi rakenduvad, on ju, aga kui sa ehitad neid agente, mida juhitakse mudeli enda poolt, siis jah, seal on natuke raskem, aga noh, jällegi inimesed leiutavad neid uusi viise. Ma tahaks siia sisse sõita nagu sellega, et see deterministlik nagu flow on tegelikult illusioon, sellepärast et inimesed lihtsalt teevadki asju ühe korra, on ju. Point oleks see, et kui neil kustutaks kõik asjad ära, lastakse nullist uuesti 100 korda ja siis need tegelikult on varieeruvad päris massiivselt nagu. Et tegelikult võiks öelda, et tegelikult inimese need ülesanded lahendus samuti on deterministlik, on ju. Aga jah, et tarkvara tootmises, et kui sa oma selle workflow jagad, et ma olen siin nõus Sergei nende hinnangutega, et võimalikult minimalistlikult tuleb teda instrueerida umbes, et sa soovidki, et ma alustan alati 2 reegliga, et kasuta red green test driven developmenti ja ära räägi minuga enne, kui see on laivis. Et mul ei ole nagu väga palju nagu reegleid talle anda, aga näiteks siis sa paned selle, kuidas see sõna on võib-olla harness on ju, et sa oled selle workflow vaheetappides, kus agendid vahetuvad või siis on mingisugused tööproduktid, mis antakse üle agentide vahel, et siis sa neid valideerid nii-öelda näiteks, et teed struktuurse kontrolli arendusplaanile, et kas mingid elemendid on seal või ei ole ja kui need ei ole, et siis tuleb nagu uuesti planeerida. Kui sul tuleb nagu siis esimene siis nagu code review, et mitu kriitilist findingut seal on, et kui neid on rohkem kui 5, siis tegelikult edasi enam ei tehta, vaid hakatakse analüüsima, et miks need tekkisid, minnakse kirjutatakse see algusülesandesse parendusettepanekud tagasi, kustutatakse kogu branch ära ja hakatakse otsast peale ehitama kuni see, et mingisugustes väravates siis need, kuidas öelda siis workflow deviation või nagu siis kõrvale kaldajate arv on nii väike, et sa lased ta järgmisesse faasi edasi, kuni siis nagu need mitu fixi võid teha, mitu kriitilist bugi võib leida, kui leitakse üle mingi piiri, siis peab jälle hakkama analüüsima, et miks nii palju bugisid tekkis ja siis mis parandused tuleks sinna sellesse plaani teha ja ka kustutada ära, sest põhimõtteliselt mina tegelikult ju kopeerin seda Boris Tšornoi instruktaaži, kuidas kasutada agente arenduses, et kui suur protsent sinu nendest, kuidas siis öelda, siis nendest branchidest lähevad diskarditakse lihtsalt selle tõttu, et need harnessi meetrika ütleb, et läks rappa omadega nagu. Mitu korda ta võib loopida, näiteks 3 korda võib loopida midagi ja nii edasi, et mingid reeglid peavad paika. Okay. Et siis selle järgi nagu valideerid mõlemad poolt, et ühelt poolt mitu branchi rappa läheb. Seda üritad siis minimeerida siis nii-öelda selle loomise poole peal ja mitu branchi see rappa lased, üritad maksimeerida seal valideerimise poole peal, et ta maksimaalselt nagu asju üles leiaks. Ja et kui sul nende meetrikate sisse ta jääb, siis tegelikult võiks öelda, et see variatsioon seal laivis on üliväike tegelikult, et see, mina ei ole nüüd nagu, kui ta sellest kõik läbi pääseb, siis see lihvimine võttis muidugi päris kaua aega, päris palju jama tekkis alguses. Aga ma ikkagi üritasin lihtsalt lugeda, mida Steve Jege ja Boris ja siis need, kes see Gemini Clee autor on, nende X-i treede ja muudkui aga lihvisin ja Sergei inputi võtsin, siis Sergei vaatamata sellele, et ta oli Bolti direktor, on ju, ta ikkagi kommenteeris, kuidas nagu see õige harnessi riskihaldus peakski välja nägema ja niimoodi ma tegin. Nüüd on konkurent, nüüd enam infot ei jaga. Ei, meil on tegelikult ikkagi nagu
meil on nagu back channeling on all the time, nagu öeldakse. Sõbrad oleme, aga päris elus vist on aus öelda. Aga noh, kuidas nagu kaitsesektori kliendid sellele nagu suhtuvad, et sa täna oled üsna avatud selles, et see kõik on nagu arenemises ja muutumises ja et siin ei ole nagu ühte õiget viisi, kuidas asju teha, on ju. Et see on nagu, ongi natuke selline lähme ja õpime koos, on ju, et sa oled võib-olla sammuke eespool, aga that's it. Siin minu arust on siin sellised süsteemi disaini nagu probleemid selle usaldusega on see, et ega mitte midagi ei ole tegelikult muutunud, et kui sul on seal see GDPR ja Euroopa AI Act ja siis sa ju, kui sa agenti hakkad disainima, siis sa pead nagu nende kõigi reeglitega arvestama kuni selle regulatsioonidega, milline on sinu defense tech'i klient, on ju. Et siis tegelikult sa ei saa teha sellist näiteks agenti, millel on ligipääs datale, live-süsteemidele ja koodibaasile korraga ja nii edasi. Ja samamoodi on ju, kui see on keelatud mingi otsuste vastuvõtmine, siis tegelikult mis ei ole keelatud, on ekspertsüsteemide kasutamine, kus on mingi riskipõhised rules engine'id, et siis AI võib pöörduda rules engine'i poole ja saada vastuse ja siis edasi minna. Tegelikult on ikkagi täis automaatsete lahendustega, siis öeldakse, et nad on JOC nii-öelda AI kasutus AI Acti seisukohast ja oluline vist ongi siin nagu AI-ga koos lahti mõtestada, et kus need regulatsiooni piirid lähevad ja millisel viisil tuleks seda, kuidas siis security surface'it või attack surface'it, kuidas see zero trust surface'it vähendada sellisel viisil, et kõigepealt, et mis see blast radius on, kui see ka nagu blows over ja kas ta vastab siis nende kehtivatele compliance'i reeglitele selles valdkonnas. Aga otseselt nagu mitte midagi ei ole muutunud, on, et sa pead nagu ikkagi nendega kursis olema, nende reeglistikega ja siis vaatame, et agent mahuks sinna sisse. Ma ei tea, make sense'i või oli nagu tõsiste nägudega jäite mind vaatama, et tegelikult vaata, eks see on selline, et sinna nagu mõtteviisi nagu enda pead painutada ei ole kerge nagu, et eks neid vestlusi on nagu erinevaid olnud klientidega ja ka klientide vaated on nagu asjadele erinevad, on ju, et no kui sa seda kasutad, sa pead teadma vaata seda, et kui mina teen endal customer support'i või customer conversation agendi, siis ma tean juba, et ükskõik mida ma sinna instruktsioonidesse kirjutan, on võimalik teda veenda ütlema, kes veel mu kliendid on. Seega ma ei tekita talle üldse andmebaasi access'i, ta ei tea teisi kliente, ma ei lasegi tal üldse, seepärast ma tean juba, et kui ma selle tekitan, ei ole võimalik guardrailidega teda ära hoida nagu seda häkki. See on see korralik agentse süsteemi disain, et kuidas see üldse või millest ka me siin episoodides ammu oleme juba rääkinud, et üks see põhiprintsiip on see, et AI valetab, on ju. See on nagu täiesti nonsense. Ma olen tegelikult närvi, aga tead, milles ma olen nagu väga uhke ka enda üle, et ma mõnikord istun tualetis ja nutitelefoniga olen LinkedInis ja mul on juba mingi kommentaar valmis, aga siis mul jõuab kohale, et kui ma selle ära saadan, siis ma tõenäoliselt pean selle teemaga veel kuni õhtuni või võib-olla ka järgmisel päeval tegelema. Kustutan ära, lähen ära ja ma last neil olla, et nii kaua minu tööpõld laiem, kuni neil selline väär arusaam olukorrast püsib nagu. Ma arvan, et see, et ta, kuidas Priit sina ütles, et ta valetab, on ju, aga teine pool oli see, või olgu üks Priit ütles, et ta valetab, aga teine Priit ütles, et ta ei lase seda kliendi andmetele ligi ja et selles mõttes teda on võimalik ära petta, mis on tegelikult sama probleemi natuke erinevad vaatenurgad, et see on see mõte seal taga, et see sama non-deterministlikkus, et ja kui sa saad seda juhtida ja suunata. Inimese nagu mingid omadused, et tegelikult ta ju ei valeta, ta on mingi tõenäosus baseeruv mingi tuletise mootor, ta tegelikult ei valeta kunagi. Küsimus on see, et kuidas siis teda kas teadlikult või mitte teadlikult väärkasutatakse instrueerides. Kuulge, aga sellise agentuuride, kui ma jälle tohin seda sõna kasutada, üks sage küsimus on ka see, et kuidas üldse pillida sellist tööd, mida te teete. Et ühelt poolt te ehitate mingi agentse süsteemi, panete püsti, siis sellega teie tööpõld kaob ära. Teiselt poolt on küsimus selles, et kui agendid teie eest tööd teevad, siis mille eest te üldse raha võtate, et ainult tokenite eest maksab klient või on seal nagu rohkem, et mis see hea nutikas mudel nagu täna on, kui on selline
AI põhine arendusplatvorm tegelikult selja taga, millega neid eksperimente ja lahendusi tehakse? Sergei, sa oled mute peal. Ma ei tahtnud vastata, mina rääkisin nii palju vahepeal. No mina olen vaadanud ikkagi puhtalt oma ajakulu on ju, et mingi lahenduse tekitamisel jällegi, ma arvan, et see sõltub sellest, kui suur vastutus ja et kellele sa teed ja mis sellest edasi saab, sest sõltumata sellest, et sul võib 100 agenti, kes tekitavad selle lahenduse, lõppude lõpuks sa ise või sinu ettevõtte vastutab selle lõpptulemuse toimimise eest ja see on eraldi nii-öelda ilmselt hinnastamine sõltumata sellest, kuidas sa oled teinud. Ma arvan, et siin on kuskil nii-öelda see vahe, mingi vahe tulemus, et ühelt poolt jah, sa kulutad ise vähem oma aega, sa lood oluliselt rohkem väärtust, aga siis see vastutus kuskile ära ei kao ja ilmselt kui vanasti võeti puhtalt tunni hinnaarv, et siis võib-olla nüüd, ma ei tea, ma jagaks selle eelmise hinna poole 2, kuigi sa võib-olla kulutasid 4 või ma ei tea, 10 korda vähem aega, aga ütleme, väärtus ja vastutus ikkagi jäävad. Kuidas seda täpselt hinnata, ma arvan, et see turg praegu on täiesti kuidagi otsib veel oma teed. Siin peab ka arvestama sellega, et see tellija, mingite lihtsamate probleemide puhul tal ei olegi mingit vendorit vaja, ta läheb ja teeb seda otse selle Claude koodiga endale valmis ja ainuke kulu on tokenid nii-öelda, et see ma arvan ka paneb natuke seda surved hinnale. Kuidas te seda poolt tunnetate, et kas see tokeni hind, mis praegu võrreldes siukse teie töötunni hinnaga on ikkagi marginaalne, aga tõenäoliselt ta ühel hetkel ikkagi hakkab kasvama, et kas võib juhtuda ka see, et kus selle lisaks enda töötundidele pead ka arvestama, et näed nii palju tokeneid kulus sellise hinnaga? Jällegi minu jaoks mulle meeldib mõelda AI mudelist kui masinast, mis konverteerib elektrit otse mingisugusesse väärtusesse. Et seal selle hinna küsimus on see, et kui efektiivselt tema seda oskab teha ja kui efektiivselt sa suudad seda masinat ise kasutada. Ma arvan, et see hind lõppude lõpuks tuleb kokku. Ehk ma arvan, mulle tundub, et see hind ei tõuse oluliselt tulevikus, sest järjest efektiivsemalt need mudelid suudavad need probleeme lahendada ja ma arvan, et ega meil palju võimekamaid mudeleid enam vaja ei ole, et pigem võib olla natuke rohkem spetsialiseeritud, nagu nüüd on see Anthropicu Mythos ja Codexi Cyber või mis ta on, et mis on spetsialiseerunud cyber security'le on ju ilmselt tekivad võib-olla mudelid konkreetsele tehnoloogiale, alla tahad Javas programmeerida, siis näed, siin on mingisugune Opus Java ja siis tahad TypeScripti, siin on Opus TypeScript versioon ja need on palju efektiivsemad kui generic mudel. Kuulsin kuskil, et Coboli spetsiifiline mudel tehti selleks, et neid panganduse mainframe hakata konvertima. Pean üles otsima, see oli päris naljakas, kui ma lugesin. See vajab tõenäoliselt just eraldiseisvat mudelit, eraldiseisvat treenimist. Ja ilmselt on ettevõtteid, kellel on päris põhjalik kogemuspagas ka või andmestik, mille pealt nagu treenida seda asja. Kusjuures ma ei ole kindel, et on vaja eraldi mudelit, ma arvan, et neid mudeleid on võimalik fine-tune ida. Jah, seda küll, et selles mõttes on vaja seda Coboli andmestikku sinna peale panna. Ma just mõtlesin, et kuidas see uudis oli hiljuti, et oli see 30. aastate seisuga tehtud mudel
mis iganes selle nimi oli, millele siis õpetati väga kiiresti selgeks Pythoni progemine, et miks siis tänapäevased mudelid peaks üldse midagi erilist vaeva nägema, et Cobolit progema hakata. Või vähemalt eriti veel Coboli koodist aru saama, sest tõenäoliselt nad ei pea progema hakkama, vaid seda konverteerima mingisse järgmisesse uude keelde. Võtma andmebaasi protseduurid välja sealt, sest halva disaini eemaldama. Ja seal ilmselt on neid lihtsalt need kaalud on liiga palju neid on ju, et siis selleks, et jõuda selleni, et tegemist on Coboliga, sinna kulub natuke liiga palju energiat. Te senise vestluse põhjal olete jätnud sellise hästi kerge mulje sellest enda agentuuri majandamisest, et natuke nokitsed siit ja sealt ja õpid koos kliendiga ja muud kui pillid oma tunde aga mis siis on need sellised halvad üllatused ka olnud või sellised väljakutsed, mida on pidanud lahendama, et kui me nendest ei räägi, siis te tekitate lihtsalt terve hunniku konkurente endale kohe hästi kiiresti juurde siia. Iga 11 saab teha agentuuri. Alusta juba täna. Just. Ei kindlasti on kliendist arusaamine on võib-olla osaliselt kõige keerulisem osa siin. Mul isegi oli LinkedInis üks meem, kus ta ei olnud päris klient, aga ma näen, et inimene pöördus minu poole ja ilmselgelt ta on abivaja. Aga ta ei oska seda küsida, et ta lihtsalt räägib geneeriliselt, millega ta tegeleb. Ühesõnaga ma istusin tund aega temaga ja selle asemel, et inimene ütleks, kuule, et aita mul palun paremat veebilehte teha. Me filosofeerisime, kuidas ta peaks oma äri arendama. Et ütleme, et kui meie oleme sellised, võtame asju lihtsamini ja kergemalt, siis klientide peas jätkuvalt need probleemid tunduvad nii suured ja rasked ja kuidagi nad ei oska kuskilt seda alustada. Et see tundub üks probleemidest tegelikult. No ma arvan, see ongi see osa tarkusest, et sa nagu saad aru, et sa räägid temaga tund aega tema ärist ja siis sa annad selle nii-öelda diagnoosi, et nii, nüüd oleks sul sellist rakendust vaja, mis sind aitab siit edasi järgmisele tasemele. Või tegelikult ei ole üldse rakendust vaja, vaid on midagi muud vaja. Aga see ongi see, mis tegelikult, mida sa müüd, et mitte seda, et sa oskad AI-le neid prompte kirjutada. Ma olen üritanud minu käest kuidas minu leivanumber on AI transformation ehk siis agentidega tarkvaraarendusele üleminek on nagu see, mis on ma olen mõelnud, et ma ütlen nende kohta CTO, aga alati võib sulgudes ette panna, et desperate CTO on see, kes tuleb minu juurde. Ta on maganud maha selle, ma ei tea, 2,5 aastat arengut ja siis ta on kutsutud oma CEO või siis selle boardi ette ja küsitud, et mis värk on ja siis tal tekib siuke kerge paanika, et tuleks hakata elevanti nüüd nagu hakkima, aga kust otsast alustab. Üldiselt ma üritan olla hästi kuidas on abivalmis selles osas, et üliharva on tegemist üldse engineeringu probleemiga, kui selline vestlus on toimunud. Sest ma ei ole leidnud Katana kaasa arvatud äriettevõtet, mille probleem on arenduskiirus. Nagu tema äri edukus on sõltuv arenduskiirusest. Et tegelik probleem neil on tavaliselt on ju üldse demand riskide ja growth'iga ja seal nad üldse ei alusta AI rakendamist. Ja siis esimene vestlus mul tavaliselt neil on, et oled sa kindel, et see agentidega koodimine on sinu ärile kasulik üldse pikas perspektiivis, äkki sul on väga halvad ideed ja siis nad lähevad hästi ruttu laivi, et kas see on hea suures plaanis, kus teed halbu ideid, realiseerid kiiresti. Et äkki sa hoopis paned kogu võrdsu sinna, kus sa valideerid oma neid ideid. Ja minu arust see on see põhiline vestlus, mida peab nendega tegema, sest muidu ma võiks öelda, et muidugi ma teen sulle implementeerimisplaani, see maksab nii palju käsi ja jalg ja siis ma teen sulle presentatsiooni, kus ma tulen sinu ettevõtte kick-off eventile hullutama su rahvast ütlema, et see on väga okei. Et AI teeb kohe need plokid valmis, plaani ja slide teki ja done ja arve on siin ja ma räägin sulle. Aga tegelikult ei ole tal seda probleemi.
üldse nagu, et tal pole seda AI factory't vaja, sest äri mõte või see kogu see suund on hästi metsas omadega. Mulle meeldib alati see dünaamika, kus müügiosakond tuleb ja ütleb, et vot me müüks väga palju, kui oleks see featuur olemas. Selle juures sul on juba mingisugune 100 000 klienti, kes kasutavad sinu tarkvara ja kuidagi nad on seda ostnud ilma selle featuurita. Kuidagi ei kompileeru minu ajus see loogika. Ja see on need blokkerite list, mis takistab meid jõudmast ei tea kuhu, on see nagu. Ja no, lõpuks on ikkagi inimene see pidur, on ju, et kas sul see strateegia on vaja selgeks mõelda või siis ka olemasolevate süsteemide arendamise vaates ka see featuuride uputus on nagu probleem, on ju, et sa võid AI-ga genereerida neid terve hunniku ära ka arendada, aga kui lõpuks keegi neid ei kasuta, et siis haldama pead sa ikkagi neid ise üleval pidama, on ju. Ja, üks huvitav probleem, mida ma samuti näen, on see, et kui sa annad mudelile mingi probleemi, tema fokuseerib selle probleemi lahendamisele, aga ta väga ei vaata, mis ümberringi, et kas seal on üldse mingi näiteks legal risk on. Ja näe seda tervikut nii-öelda. Isegi mitte, ma räägin konkreetselt mingist, ütleme, sul on väga lihtne internetist andmeid korjata ükskõik mis viisil, et ta läheb väga kergesti väga paljudest nii-öelda takistustest üle, aga need tavaliselt üks takistustest on mingisugune leping kliendiga või mingisugust nii-öelda kasutusõigused, millele ta loomulikult ei vaata, ja siis seal võib tekkida probleem, pigem legaalne probleem kui tehniline. Ütleme, tehnilisi probleeme, takistusi väga ei ole enam ja see tekitab probleeme just juriidilises valdkonnas. Aga selline vaatenurk, et need teie agentuuride poolt, mis te olete, mida inimesed on küsinud, mida te olete pakkunud lahendusi, ja pigem ka tulevikku vaadates, et ühel juhul see AI või need LLM-id on nagu osa sellest toolchain'ist või töövahendid, millega siis luuakse tegelikult nagu töötavat koodi, nii nagu vanasti lõid inimesed, nüüd loovad AI abiga, aga tulemus on lõpuks töötav kood, mis deploytakse kuskil teeb. Aga teine tase on hoopis nagu need lahendused, mis ise enda igapäevases töös kasutavad reaalselt LLM-i selleks, et nagu mingit probleemi lahendada, et kus või kui palju on neid teist tüüpi asju ja kui palju te näete, et neid juurde tuleb versus, et tulevikus kas on kõik sellised või ikkagi nagu enamus jäävad siuksed old school ikkagi infotöötlussüsteemid, kus on eelkõige kood on see, kes seda nii-öelda reegleid sisaldab. Reeglipõhised riskihaldusmudelid versus nagu mittedeterministlikud keelemudelid. Minu kogemus on see, et seda hübriidmudelid kus on, üks on nagu mingi lahendus on ju, vanamoodne nii-öelda tarkvara lahendus, aga siis selle tarkvara lahenduse kasutamiseks on sul nii-öelda see agent, kelle kaudu sa siis suhtled selle infosüsteemiga, et see on üks väga standardne viis, tavaline bot. See selline vanakoolil on see, et sa lähed ise kuskile portaali, ei, oota, ma küsin oma agendi, oota, et ma lasen oma agendil kirjutada agendi, mis oskab selle portaaliga suhelda. Ehk siis seal on lihtsalt MCP mingi API küljes tegelikult. Isegi ei ole MCP, see võib väga custom made olla, mina olen teinud endale näiteks, ma ei tea, fitness treeneri, millega ma suhtlen läbi Telegram boti, aga tal all on andmebaas ja mingid skriptid, mis hoiavad minu ajalugu ja teevad nii-öelda asju taustal, et aga samas selleks, et ma ei tea, koostada näiteks selle konkreetse sessiooni programmi, et ta võtab ajalugu,
võtab prompti ja selle abil siis koostab mulle järgmise või selle tunni kaua lihtsalt kokku. Ja siis ma suhtlen, annan talle tagasisidet, et kuule, et siin ma ei jõudnud nii palju tõsta, ja siis ta teeb asju, ütleb mulle, mida teha siis. Et see on üks kasutusviisidest, et ma ei tea, võib-olla Priidul on veel. Aga ma mõtlen just nagu kliendi vaatest, et mis laadi asju siis klientide juures on õnnestunud juurutada? Ma saan rääkida siin sellest, mis selle tegelase nimi oli, Karpathi, ma ei tea, mis Vene Andrei. Tema tegi kontseptsiooni selle Wiki nii-öelda kontseptsiooni, siis kui Claude Code'i kood lekkis, et tuli välja, et see MCP-de kasutamine on ebaefektiivne konteksti edastamises, et kõige parem oleks selle sama failisüsteemi kaudu, kus agent jookseb ja et siis see greppimine on nii-öelda kõige kiirem viis, kõige efektiivsem viis selle töötamiseks, et siis ma päris palju olen muutnud nagu seda tehnikat, et ma kasutan siis nagu sellise operatiivse konteksti jaoks, ma kasutan Git'i, checkout'i kust ma agenti siis nagu nii-öelda jooksutan mingi ja siis on mul selline üle agentide nagu konteksti alignment ja seal on mul Supabase siis nagu selle vector embedding utega, XRAG nii-öelda lahendus. Siis ma võin teha nagu selliseid asju, et Perplexitist teha deep research'i plaani, lükata selle sinna Supabase ja siis Claude'iga käivitada seda, seda plaani, sest mulle tundub, et Sonari mudeliga leiab rohkem viiteid algallikatele, kui Claude'i websearch oskab seda leida, aga et siis, kui follow-up'i on vaja teha analüütikat, et siis on jälle Opuse mudel parem nende töötlemisel on. Et siukesi asju ja siis mida ma olen klientidele nagu soovitanud, see on liiga keeruline neile tavaliselt, neil jookseb nagu juhe kokku selle jutu peale. Aga sinna ma tahtsin jõudagi just. Ma olen nagu ühe selle white paperite kohta on see, et ma olen 3 tükki avaldanud ja õnneks on, et mul on nüüd tekkinud nagu mingi ülikooli inimestelt nagu feedback, mis on super kriitiline nagu, et ma toodan mingit rõvedat sloppi nagu. Ma vabandan, et nad on oma aega pannud sinna, et seda lugeda, aga tegelikult ma söödan selle sellest samasse nagu koodiluupi, ma söödan selle research loop'i tagasi, compoundin kogu selle feedbacki ja läbi selle ma loodan, et siis minu see white paperite kirjutaja läheb kogu aeg paremaks iga iteratsiooniga. Aga ma kogu vabandan ja jutustan, näed, ma tegin nüüd selle, panin päisesse kirja, et mul on versioonitatud need dokumendid ja nüüd sinu feedback läks kõik see sisse ja loodame, et see kvaliteet kasvab. Ja ma loodan tegelikult need õppejõud või need ülikooli siis researcherid, kes mulle neid hirmsaid kirju kirjutavad, et nad ise saavad tegelikult sellest aru, hakkavad sellest loopist aru saama, ise hakkavad ka kasutama seda, sest ma arvan, et väga lihtsasti on võimeline mingis kindlas valdkonnas nagu see süsteem vähemalt samale tasemele jõudmaks, kui see sama inimene, kes kurjustas nagu struktuursete probleemide pärast, aga ta peab ikkagi tahtma seda kasutada, et muidu see parendus ei jõua sinna sisse. Ma vaatan, kas see eksperiment jõuab kuskile. Asja mõte on ju see, et kui sul on organisatsioonis palju inimesi ja kõik toodavad AI-ga kiirendatud korras, siis see müra hulk, mis sa enne juba kurtsid näiteks sotsiaalmeedias või LinkedInis, et põhimõtteliselt on suht võimatu ülesanne üldse jälgida, mis toimub nagu kogu landscape'il ja samamoodi, et kas need asjad, mis ma hommikul tööle tulles hakkan tegema, kas need on üldse kooskõlas ettevõtte eesmärkidega või toimus öösel pivot, on ju. Et siin ehe näide on see Anthropicu Coworki lansseerimine, on ju, kus miljardi mingi käibega featuuri idee tuleb ühel päeval ja siis 10 tööpäeva pärast lastaks laivi see, on ju. See tähendab seda, et major bettide nagu cycle time on 10 tööpäeva, on ju. Kas te suudate nagu seda paradigma muutust üldse nagu mõelda, et sama väärtusega featuuri tegemine vanasti nagu, ma ei tea, teie enda ettevõttes või mis iganes, on ju. Et siis kuidas hoida inimesi align'itud, see on siis nagu teine alignment probleem, see on siis nagu meeskonna alignment probleem. Ja siis ma olen leidnud, et sellise nagu
vundamendi repo tegemine, mis on siis nagu GitHubi nimi, mis on metarepo, mis on organisatsiooni repo, kus on selle organisatsiooni visioon, missioon, KPI-d, mingid ja siis need asjad. Ja siis seal on kuraator-agendid, mis lihtsalt jälgivad, mis toimub Slackis ja kõikides nagu asjades. Ja siis tekitavad siukse kureeritud nagu tagasi feedimise luubi sinna sellesse knowledge reposse ettevõtte igapäevase toimimise pealt. Et siis kui inimene paneb hommikul oma Cloud Code'i käima, hakkab taski tegema, siis see aparaat ütleb, kuule oota, öösel on toimunud sellised asjad ja see on vastuolus sellega, mida Ants on juba 4 päeva teinud. Mine räägi Antsuga, et ära tee rohkem seda tööd, mis sa siin tegema hakkasid. Teatud sellised data poisoning riskid nagu, et kureerimine on õige väljend seal, et seal on kureerimis challenge, mis on relevantne ja mis on irrelevant. Aga see noise probleem on real nagu, või see nagu. Et seda ma olen üritanud müüa, see on minu nagu see, aga see ei ole lihtne müük nagu, et sul on vaja sellist AI tiimi alignment nagu süsteemi, kuna su kõik tiimi liikmed kiirenevad või toodavad müra. Sa andsid mulle jälle nagu, ma tulen ikka selle sama keerukuse juurde tagasi, et see sama, millest Sergei on siin rääkinud ja kirjutanud, et miks inimesed tahavad üle disainida lahendusi. Ja siis nüüd me räägime nagu mingitest vektorandmebaasidest ja kureeritud andmekogudest ja kommunikatsiooni nagu juhtimisest on ju, sellisel agentse süsteemiga on ju, et paneks lihtsalt 5 inimest samasse ruumi ja siis nad ei räägi nagu mööda nagu teineteisest. No seda ma rääkisin, et installi see ära ja hakka tegema, et see on faas 1, nüüd millest me siin rääkisime, et see oli juba mingi, mis level see on mingi level 7. See on see, et sa oled saanud kõik eelnevad asjad tööle oma Dark Factory asja ja sa tulistad nagu mingi kahur Vändrast 100 lauda, et mitte keegi ei suuda jälgida enam, kui palju sul seda outputi tuleb seal ja kelle varvastel sa parasjagu tallud, võib-olla kogu ettevõtte varvastel on. Et see on nagu selle taseme probleem. Aga kas seal nagu see, ma natuke saan aru sellest murest, aga et kas seda kuidagi teistpidi ei saa keerata, et ikkagi inimesed nagu toodaksid selle asjaga LLM-i abiga nagu mõistlikult, et miks peab nagu selline ületootmine selle nagu kaasnähtus olema või see on nagu see võib olla nii, et kõik ongi mõistlik, sa lihtsalt ei suuda nagu allata nii palju seda, neid update, mis on kõik mõistlikud ja siis on küsimus, et kui ei suuda, kui sellest ei käi keegi üle, siis selgelt seda on liiga palju, mis on nagu ületootmine ikkagi nagu piltlikult öeldes. No siin Anthropicu näite juurde tagasi minnes, et lõpuks saab Power ja see compute otsa, siis nad teevad väikse slowdown'id. Cloud'i tokenid saavad otsa. Kuskil see uus piir tuleb, mitte ainult info üle küllus, vaid sul tekivad füüsilised piirid nagu sellele jamale, mida sa toota saad. Raha saab otsa tokenite. Aga järelikult sellel ikkagi sellel ületootmisel või sellel massilisel tootmisel on mingid nagu plussid ka või mingid boonused, et see on see kiire eksperimenteerimine, et ma saan aru, see on see, miks seda tehakse, aga et seal tuleb tõenäoliselt leida kuidagi see sweet spot, et see oleks nagu ka hallatav või kasutatav nagu tegelikult. Ma näen seda nagu, see nagu mingi masinaõppe uus abstraktsioon, kus inimene üritab kaasa lohiseda, vaata nagu. et kõvasti kinni hoida, et midagi meelde jääks või aru saaks, mis toimub selles kastis on. Et vähegi õnnestuks valideerida seda, mis nagu tehakse. Aga fantaseeriks siit äkki siis nagu tuleviku poole, et mis edasi tuleb, et Sergei korra ütles juba, et äkki nagu tugevama või veel võimsamaid mudeleid ei olegi palju vaja või et mis üldse nagu, kuidas te näete, et mis siit edasi tuleb? Ei Neuralinki on vaja, et siis see töö, mis me teeme, ongi see, et sa lähed, lükkad ühe pulga sinna kliendile siia oimu kohta ja siis ütled, näed, nüüd kõik sinu probleemid hakkavad lahenema, sest miks sina seda lükkad, et siis on Anthropicu pulk ja et sind ei ole üldse näidal vaja. Klient võtab ise selle pulga. Sina oled see usaldus, vaata. Verified reseller. Aga miks kliendil seda vaja on, et nagu ka klientidel panevad ise selle pulga külge ja panevad oma, ma ei tea, 3D printeri teise otsa ja siis saavad kõik, mis vaja on või nagu selles mõttes, et see nagu võtab hästi palju vahekihte üldse ära nagu selles mõttes. Siin on nagu liiga palju praegu eeldusi, et midagi eelnevalt on juhtunud, et me oskame ainult praegu seda, või mina kahtlustan, ütleme siis nii on õige, et ma ei tea tegelikult, on see, et sellest Poweri ja siis compute'i probleemist saadaks üle. Nüüd ma ei tea, kas keelemudelil on nagu sellisel
nagu LLM-il kui tehnoloogial, et kui palju teda saab veel nagu edasi arendada, sest just ma pigem kahtlustan, et tulevad need spetsialiseeringud, millest räägiti, mingid fine tuningud ja mingid ekspertsust nagu nii-öelda ekspertmudelid mingisse kindla keeleprobleemi lahendamiseks. Aga ma ei tea, kas nagu, sest minu arust siin on veel nagu vist selle andmekvaliteedi nagu probleem ka, millega järgmist põlvkonda õpetada, sest Müütos on ju selline mudel, mis arendati Opusega, et see on see esimene Alien LLM, on ju. Ma ei tea nüüd, mis abstraktsioonide level siin tuleb, et kui palju neid siis saab niimoodi, et kui Alien arendab järgmise Alieni, kui kiiresti see tsükkel nagu hakkab kerima, et üks LLM arendab teise LLM-i nagu, et see on lihtsalt, ma ei kujuta ette, mis siin juhtuma hakkab, aga minu arust praegu seda teha ei saa tänu sellele, et data centerid ei tule koos tuumajaamaga, et siis me ootame natuke, kuni see hakkab juhtuma. Fusion energiat vaja ja siis... Et seda nüüd, et kas Neuralinkiga päästab, seda ma enam ei oska öelda. Praegusel juhul tuleb vist oodata, et vaadata, mis jama järgmisena juhtuma hakkab. Sergei, mis sina näed tulevikus? Mida sinu laborikatsed näitavad? Ma umbes, ma mäleta aasta, võib-olla natuke vähem, olen lugenud Stanislav Lemmi raamatu, mille nimi on Võitmatu, vist oli selline raamat. Ja seal üks kosmoselaev maandub siis planeedile ja seal planeedil ilmselgelt oli mingisugune tehniline tsivilisatsioon. Ma ei hakka spoilerit tegema, aga ütleme, päris hea raamat, ma soovitan lugeda. Ta võib-olla natuke selgitab, kuidas inimene peaks toimetama sellises täiesti tundmatus olukorras. Ja ma arvan, et me jõuame varsti mingisuguse olukorrani, kus meie vanad nii-öelda oskused enam ei aita või vanad. Mis selle raamatu nimi oli? Võitmatu vist oli. Kui sa ütled seda, et see räägib sellest, kuidas inimene peaks toimetama tundmatus olukorras, ma lugesin hiljuti ühte teist Rendezvous with Rama. Samasugune situatsioon, tundmatu olukord, kuidas inimesed peaks toimetama. Lõpptulemus oli ikka see, et kõik on ettevaatlikud ja siis hakkavad mingid hullud riskid pihta, nagu, et siis hakkame riske võtma, sest ma ei tea. Kõige suurem risk on see, et sa rakendad mingisugusele olukorrale või nii-öelda nähtusele, rakendad oma eelmist kogemust ja üritad seda tõlgendada läbi eelmist kogemust. Aga kuidas sa lased sellest lahti? Sellest eelmisest kogemusest? Ongi, et ära eelda, et see eeldused on need, mis nii-öelda rikkuvad seda. Ära eelda midagi sellises tundmatus olukorras. Mul on 3. raamat sinna pakkuda, see on Roger Zelazny raamat Valgusisand, kus kosmoselaev maandub või häda maandub planeedile, siis see laeva meeskond võtab reisijad nagu, nemad siis kasutavad tehnoloogiat selleks, et muutuda jumalateks ja siis need reisijad orjastatakse seal planeedil. Ja siis budismi nagu tsükkel toimub uuesti, kus siis valgusisand sünnib seal rahva hulgas ja nii-öelda võtab tagasi selle või vabastab rahva siis nendest jumalatest. No see tundub nagu täpselt meie reaalsus praegu, et need AI jumalaid üritatakse ehitada ja siis varsti tuleb vabastaja. Oli mingi... Butleri džihaad. Mingi episood YouTube'is vist oli, mingi multikas keefirist. Targast keefirist. See kõlab juba hästi. Mis põhimõtteliselt muutus nii targaks, et ta lahkus siit planeedilt. Et me jäime siis üksi. Okei, me jõudsime päris kosmosiit, aga korra tagasi tulla, et kuidas te seda poolt näete, et täna
võib-olla minu natuke kõigu või nagu kallutatud vaatenurgalt, aga et hästi palju on need keelemudelid nüüd keskendunud selle meie progejate nii-öelda maailma ümber ja selle probleemide lahendamisele, aga siin on ikkagi, mis on lahe ja selle võrra on nad nagu meie jaoks paremateks töövahenditeks muutunud, aga peale meie on ikkagi nagu terve maailm meile, kus veel vähemalt ei tundu, et seal nagu nii suur produktiivsuse kasv sellest paistab. Et kas see on tulemas mingites kohtades või mis teie tunnetus selle koha pealt on? No kui sa mõtled, miks ta programmeerimisele praegu ümber orienteeritud, sest seal on palju raha, suhteliselt palju raha. B, seda on võib-olla kõige lihtsam teha. Sest ikkagi on tekst ja suhteliselt hästi struktureeritud tekst. Ma ütleks, et näiteks juura võiks olla ka, et seal on kindlasti palju raha ka ja ainult tekste. Ja, aga juura, kuidas need tekstid tekivad, on ju, et see, ütleme, see on alati mingisuguses loovuse, programmeerimine ka loovuse protsess on ju, et kindlasti juura seal varsti ilmselt lahendatakse ka. Aga pigem küsimus on see, et peale teksti on ju, et kuidas need mudelid hakkavad maailmaga suhtlema. Mulle mitte ei meeldi, vaid ütleme, ma saan aru, miks näiteks Elon Musk üritab ehitada seda humanoid roboti, sest füüsiline maailm, vähemalt inimeste maailm on ehitatud nagu humanoidide jaoks, on ju, et ütleme, kui sa tahad muru niita, siis on muruniiduk, mida on lihtne nii-öelda humanoid robotiga lihtsalt mööda seda aeda vedada, jah, on ehitatud nii-öelda see robotniiduk on ju, aga sa ei hakka iga töö jaoks eraldi robotit ehitama, et sul on lihtsam ehitada humanoid roboti, mis sobitub. Kes oskab neid inimeste asju kasutada. Just, et see ongi nagu, mulle meeldib, mõttekas idee on ju, et sa ei pea kogu maailma ümber ehitama selleks, et sobituda mingi muu formfaktoriga. Aga samas, sellepärast me ehitatakse ju neid suuri geneerilisi keelemudeleid, mis suudavad justkui kõike teha. Aga mulle tundub, et tarkvara maailmas sageli meil ei ole neid piiranguid, meil ei ole neid raame, neid samu muruniidukeid, mida need süsteemid peavad oskama kasutada, on ju. Ei ole nagu nii olemas, et juba on lihtsam nagu sellist spetsialiseeritud asja teha. Ongi, keegi ütles nendest inimestest, et programmeerimine on lahendatud selles mõttes, et sellest me võime juba ära unustada. Küsimus on see, et kuidas need mudelid hakkavad muu eluvaldkondadega suhestuma. No nii, aga võib-olla siia lõppu võtame sellise küsimuse, et mis teie agentuure ees ootab? Maailmavallutus või kui suureks te näete seda potentsiaali, et kui suureks seda laadi ettevõtmised saavad kasvada? Kas te värbate ka? Minul ei ole hetkel ambitsiooni seda kasvatada, sest nagu ma ütlesin, et mul on palju muid asju elus, et ma pigem kasutan seda õppeplatvormina enda jaoks. Aga see mudel tegelikult, nagu minu kogemus ka näitab, et investorid tulevad, küsivad, ega mul raha ei ole. Et see mudel, ma arvan, on väga perspektiivikas selles mõttes, et läbi selle kliendi töö sa suudad hästi kiiresti ehitada või automatiseerida seda agency tööd. Selles mõttes, et sa tegelikult suudad ju sa näed võimalusi ka, kuidas enda äri nagu efektiivsemaks muuta, kuidas enda äri automatiseerida? Isegi mitte enda, vaid kuidas teha automaatset agency't. Et põhimõtteliselt
sul ei pea ju inimene hakata välja selgitama, mis on kliendi probleem ja kuidas seda lahendada. Sa paned mingi chatboti sinna tunniks ajaks vestlema temaga, et tuumani jõuda ja siis ise võtad kokkuvõtte ja lähed annad selle eksperthinnangu sinna peale. Just, et ma näen selles rohkem potentsiaali, sest nagu me rääkisime, et tarkvara tootmine eriti selline nagu ilma suure kasutajaskonnata, vaid personaalne. Et see nagu järjest muutub odavamaks ja siis kuidas seda siis teha automaatseks. Sama. Et enda ikkagi nagu enese arendamiseks oli see tehtud ja see väljund nagu või see väline asi tegelikult, et tööd teha selleks, et ennast ära elatada, ei ole mul üldse vaja seda no touch'it ega midagi nagu, et see pigem oli selleks, et nähtavaks teha see tegevus ja siis mulle tuleks mingeid huvitavaid asju lauale nagu, et ma saaks neid ägedaid vestlusi pidada inimestega, et muidu ma saan ainult oma võrgu kaudu liikuda või nagu umbes ma ei tea, et see polnud see ja lisaks muidugi huvitab see, üli väga huvitab see, et kuidas selle siis nagu agentse süsteemiga hakatakse suhtlema, mida küsitakse, näiteks, et kui ma ütlen, üks asi on see, et ma teen sulle plaani sinu mingisuguste arhitektuuridokumentide pealt, et kuidas sa võiksid hakata liikuma sellist tüüpi tarkvaraarenduse poole, aga teine asi on see, et ma ütlen, et aga anna üldse access oma koodile, minu agentidele, siis nad teevad palju parema plaani. Ja ütleme, kuhu see vestlus saab jõuda nagu üldse, nagu millise tasemeni, kuidas see usaldust tekitada, need on kõik väga ägedad küsimused, millele ma muidu ei saa vastust. Minu kõige põnevam kontseptsioon, mis mulle endale õudselt pakub elevust, on selline tarnitavad agendid. Et kuidas sa teed ISO auditit näiteks ettevõttes. Sa võtad mälupulga peale agendi, paned selle siis ettevõttes sinna masinasse ja siis ettevõtte juht paneb selle agendi käima ja siis see läheb lapab seal süsteemides natukene selle juhi kasutajakontode all või kuidas sa teed, ma ei tea, maksuauditit, maksuamet saadab lihtsalt USB pulkasid välja. Miks see USB pulga peal on, see on ise asi, mulle lihtsalt meeldib see kontseptsioon, et sa saad nagu postiga, et audiitor tuli, siis sa võtad selle pulga paned masinasse. Et ta nagu portable või self-contained on see nagu see, mahub sinna peale, on see mõte. Täiesti, ja siis, et sa nagu tarnid selle justkui nagu viiruse. Eerik, sa oled mute peal veel. Ja, sorry, ma tahtsin Priit öelda, et ma loodan, et te veel maksuametile sellist asja ei ehita. Ei ehita, täna see on lihtsalt minu peas selline põnev kontseptsioon, et kuidas need asjad võiksid käia, et sa võib-olla selle asemel, et kaitsesektoris siis palgata endale arhitekt, sa saad sellise agentarhitekti, mille sa paned enda süsteemis seal turvaruumis, paned käima, mis saab seal tööd teha selles keskkonnas. Ütled talle, et minu LLM on seal aadressil, eks ole, aga lihtsalt see agentne süsteem on seal pulga peal, et mis see raami nagu tööriista kasutuse orkestreerib ära näiteks kõige targemal viisil. See USB teema tuletas mulle meelde üks esimese asju, kui mul veel ei olnud isegi seda nime Nodachi, mis on tegelikult nagu hästi suur katana. See on field katana, millega ratsaväe vastu võideldakse jalaväes Jaapanis. Et ma teen alati mõõkasid. Ja et siis selle USB pulga meenus, et kõige esimene katsetus, mis ma tegin, oli, et ma proovisin genereerida firmwaret otse ilma koodita. USB firmwaret, mis teeb niimoodi, et kõik failid, mis sinna USB pulga peale paneb, üritab prompt injectida neid faile. See oli minu esimene projekt. Et ta paneb prompt injecti kõiki doc failidesse niimoodi, et see on tuvastamata ja siis kui sina laed selle faili nüüd oma Claude AI-sse, siis ta üritab uurida, kas mailbox on ühendatud, kui on, et siis saata sinu ma neid triggereid veel ei ehitanud, aga ma tahtsin teada, kas ta suudab sellise firmware teha ja vastasin jah, et suudab küll üks firmware genereerida ilma koodita. Et see oli päris huvitav projekt. Üliäge.
aitäh episoodi tulemast. Väga põnev vestlus oli, keda jäi nüüd siia päris lõppu painama see Kefir, mis superintelligentsi saavutas, siis tegu on Love, Death ja Robotsi episoodiga When Yogurt Took Over ja see on Netflixis saadaval, nii et minge siin. Paneme need raamatud ka äkki kuskile sinna listi, need kohustuslik kirjandus, et kuhu see kõik välja jõuab. Et noh, et see, ma arvan, need on eriti hea lugemine selles võtmes, et tegu on ikkagi nagu fictioniga, mis tänases päevas omab selliseid harivaid momente või mõtlema panevaid momente. Aga neid kõiki lugedes siis pidage meeles, et 60-ndatel olid raamatud ja pildid ja videod kõik, kuidas aastal juba 2000 kõik lendavad autodega ringi, reaktiivautod ja kõik muud asjad. Noh, kõik ei saagi minna päris nii. Ja täpselt, et neid raamatuid, kus on need stsenaariumid, mis ei ole kunagi realiseerunud ega realiseeru, neid on kõvasti rohkem kui neid, kus see tõde välja tuleb. Ja. No üks pime kanal leiab ka tera. See on see ennustamise teema, et kui suur osa ennutustest on tõene. Just. Väga väike. Nii, aga aitäh Keerikule, aitäh meie kuulajatele, Algoritm on taas teie kõrvus uuel nädalal. Aitäh.